Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti Laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere head sõbrad, meie podcast on jõudnud juba oma 5. osani ja kujutate ette, alles nüüd me saame hakata lõpuks ometi ka 2020. aasta Eesti Laulu võistluspalasid kuulama. Seni on need kõik olnud suure saladuskatte all. Sel ja järgmisel nädalal me siis järjest kuulame kõik need lood läbi ja mul on väga hea meel, et mul on 2 abilist, kes natukene üritavad orienteeruda selles muusikamaailmas, sellepärast, et nemad on natukene rohkem muusikamaailmaga kursis kui mina. Kärt Anton, tere! Tere! Ja Norman Salumäe, tere! Tere! Norman, sina oled väga kogenud Eesti Laulul käia. Kas sa 3 või 4 või palju neid tuleb kokku, kui sa oled olnud solist? 3 vist? 3 solistina, jah, ja siis posu mingisuguseid backindusi ka, jah. Ja ühel aastal oli veel niimoodi, et sa olid 2 lauluga solist, on ju? Jah, juhtus selline aasta tõesti, kus ma olin 2 lauluga solist. Mis sa mäletad sellest aastast? Oli raske ka või? Ta oli raskem tõesti natukene. Pidid kuidagi keskenduma 2 asjale paralleelselt ja eks see virvarr seal alati, see ettevalmistamine, ma ei tea, alates stilistikast, muusikani, kõik see nagu vajab mingisugust erilist aega ja tähelepanu ja siis see kuidagi oligi keerulisem veidi, aga samas ka väga huvitav. Õnneks ma sain olla erinevates poolfinaalides. Üks lugu sai edasi, teine ei saanud, nii et siis see ka tegi olukorra natuke lihtsamaks justkui. Said 3-3 teha nii-öelda? Poolfinaalis ja siis finaalis ka 1 korra? Jah, 3 korda sain laulda, jah. No mida Eesti Laul sinu jaoks praegu tähendab aastal 2019? Jah, ma olen praegu seda pigem nagu kõrvalvaatajana jälginud või üle-eelmine aasta oli natuke osa sellest backi-lauljana, aga no minu jaoks ta on jube tore, huvitav meelelahutus, mida ma ikka jälle nagu kipun vaatama ja see on kuidagi koha leidnud minu südames, eriti see formaat siin Eestis. Eurovisioon on kuidagi olnud alati osa mingisugusest, ma ei tea, eestlusest või vähemalt see kuidagi, kus mina elan. Kipub vist nii olema, jah? Kipub olema natuke, jah. Kärt, sina ei ole solistina Eesti Laulul osalenud, aga tore fakt on see, et sul on ikkagi põhimõtteliselt sõrme otsa jagu jäänud puudu, et jõuda suurele Eurovisioonile Superhot Cosmos Plus bändi taustalauljana. Ja ma isegi, et olin lava peal. Jah. Ma ei olnud isegi kardina taga mitte. Ja tõesti olime väga lähedal. No see Superhot Cosmos Plus bändi lugu toona oli selline vaikne kerja, et ega ta enne mingisugune suur favorit ei olnud, aga kui me vaatame neid rahvahääletuse tulemusi ja žürii hääli, siis seda lugu armastati ja seda lugu armastatakse hiljem ka. Kui palju selle sees olles oli see üllatus, et see lugu ikkagi lõpuks nii edukas oli? Minu jaoks oli see näiteks väga suur üllatus, ma üldse ei oodanud isegi, et see poolfinaalist edasi saab, sest et Cosmos Plus bänd kui selline, ma ei tea, kas ta ennem üldse eksisteeris, aga eks see kõik vist algaski sellest, et tegemist oli lihtsalt väga hea looga. Et kui sul on ikkagi väga hea ja mõnus lugu hästi kirjutatud, siis võib-olla ei olegi oluline, et sa ennem juba oleksid kuidagi rahva südames, et siis sa jõuad rahva südamesse läbi selle ühe loo. No see oli juba hea vihje, mida me siis tänaste lugude puhul hakkame ootama, et kui on hea lugu, siis on juba asjad hästi. Jah, täpselt. Me hakkame siis kuulama esimese poolfinaali lugusid, see esimene poolfinaal toimub 13. veebruaril ja hakkame järjest minema. Esimene lugu, mida me kuulame, kannab pealkirja Majakad, Sünne koos väliharfiga. Okei, siin saab varsti seda ladina biiti kuulda, juba tundub. Ketu. Aga mulle meeldib, et Sünne on see aasta eestikeelse looga. See sobib talle hästi mu meelest. Jaa. Sünne laulab hästi tegelikult. Väga hästi laulab. Jaa. Eestlastele selline tuttav heas mõttes maneer ka ju. Just Sünnega on see ka, et teda ei ole kunagi piinlik lava peal vaadata. Ta on alati kuidagi nii kohal ja siuke mõnus ja ma arvan, et sellepärast ta on ka nii populaarne. Ta on jah veidralt enesekindel, heas mõttes nagu kuidagi, ta täidab lava ära, noh. Tal on, eks teda on ju palju võrreldud ka Annega, eks ole. Neil on mõlemal siuke mingi karisma, see selline, et kui ma oma kätt liigutan, siis sellest piisab või noh, niisugune
kõrvale, mis iganes, kõik nagu toimib, siuksed pisikesed nüansid, sest siuke olek on selline. No minu jaoks selle loo puhul pettumus oli see, et väliharf on tegelikult duo, kus üks mees mängib lõõtsa ja teine mängib kitarri, kui ma õigesti mäletan. Ma lootsin, see lugu on ikka päris selline akustiline. Et nüüd tulevad väliharfi poisid ka mängu. Ma neid poisse ei teagi. Ahaa. Seda ma ei oskanudki oodata. Kuidas tundub? Ei osanud oodata. Need on Marko ja Anto. Marko ja Anto. Okei, tervised. Kas nad laulavad ühte häält kahekesi või? Tundub nii. See on siuke huvitav, nagu klubi tümps on nagu taha pandud. Okei. Ma täpselt ei saa nendest poiste rollist praegu aru. Mulle tundub, et ikkagi Sünne nagu veab seda asja ja siis poisid laulsid teist salmi lihtsalt või? Mul on poistest natuke kahju. Natuke praegu laulavad ka ikka, vaata. Kuskil taamal. All. Taamal. Ma kujutan ette, et nad on oma meremehe särgiga vähemalt lava peal ja kui nad ei ole seal lava peal, siis on küll muidugi kahju neist. Mul on natuke kahju neist, jah. Ma saan aru, et sul on nagu mingisugune pilt nagu silme ees, et sa tead, millised nad välja näevad vähemalt. Mul on kogemata kombel õnnestunud ühel peol, kus nendega viibida. Okay. See oli päris õudne. Võib-olla see on lugu, mida ma ise nagu peale ei paneks niisama. Aga ma saan aru, miks seda kindlasti mängitakse raadios. Kohe väga palju. Et, ma tea, liigub ja... Kidra. See lõpufill oli äge. See oli lahe, mulle meeldis see. Aga kas mingi resümee on siis ikkagi see, et Sünne on kõva, aga väliharf võib-olla on natuke selline relikt seal taga, et võib-olla oleks võinud kolematu olla? Ma ei teagi. Äkki nemad tegid selle loo, ma ei tea, kes autorid on, ei ole. See oli, ma arvan, et oleks, tähendab, Sünne veaks selle kindlasti üksindaga ka välja. Aga kes teab, äkki vahel on niimoodi mõndade lugudega, et sa ei oskagi neid võib-olla nii väga enne tähele panna, kui nad jõuavad sinna Eesti Laulu lavale ja kuidagi see visuaalse pilt, need hakkavad omavahel mängima ja tegelikult vahel veel väga lahedalt. Väga ägedalt, nii et ootame huviga, mis sellest saab. Sest neil ei olnud nagu väga kandev roll, just see teine salm oligi, vist laulsid seal Unisonis lihtsalt mingisugust viisi ja mis nagu oli okei. Ja mind huvitab ka nüüd, mida need poisid laivis teevad. See saab kindlasti põnev olema. No läheme edasi ka ühe poisiga, kes Eesti Laulu lavadelt on juba tuttav, loo pealkiri By My Side ja esitaja on Stefan. Ilus kitar. Ilus stereopilt. Okay. Ma ei hakka üldse valetama, ma olen seda lugu umbes 2-3 korda juba kuulanud. See on üks mu lemmikuid vist. Ma kuulen esimest korda. Siuke James Bay hakkas lihtsalt kõrvus praegu paitama. No mina seda lugu olin ühe korra kuulnud, aga siis, kui ma kuulsin raadiost autoga sõita, siis ma shasammisin, sellepärast, et tundus nii äge lugu, tahtsin teada, kes laulab. Jah, praegu kõlab nagu välka ja seda õnneks saab järjest vähem Eesti muusika kohta selles mõttes öelda, et enam järjest vähem on seda vahet tunda, et kui veel siuke 5 aastat tagasi oligi, et sa said millegi kohta öelda, et see kõlab nagu välismaa, et ma üldse ei teadnud, ma üldse ei osanud oodata, siis õnneks järjest vähem seda nagu juhtub Eesti muusika tase ja kõik produktsioon ja järjest paremaks läheb. Aga ikkagi kõlab nagu välka. Ma arvan, veel mõni aeg me saame seda öelda, aga lihtsalt see tase on nagu nii kõvaks on läinud ja kindlasti läheb paremaks veel. Stefan oli ju eelmine aasta juba ju vägagi favoriit. Et ma arvan, et... Kas sulle meeldib see lugu rohkem kui eelmise aasta lugu? Jaa. Meeldib vist küll. Ma ei mäleta eelmise aasta lugu vist. Mis see oli? Jah, oli lugu. Klaveriga oli vist. See oli see tantsija, ma mäletan. Ei, see oli üle-eelmine aasta. See on 3. aasta järjest. Mina olin üle-eelmine aasta, ta laulsin backi siis, kui see tantsija oli. Siis ma sain nagu tuttavaks, väga-väga lahe poiss on. Tõesti nagu hea südamlik. Aga mis ma hakkasin mõtlema praegu, et eelmine aasta kuidagi oli siuke tunne, et see viimane vint ei puudu nagu.
et lugu kasvas, aga ei kasvanud nagu sinna lõppu välja. Aga see lugu praegu tal ei olegi siukest tunnet, et ta peaks kuskile nagu sellesse ülivõimsasse lõppu nagu jõudma, et see nagu ilus kulgeb lugu. Tugev songwriting tundub siin taga olevat. Nad tuleb plämama peale, praegu sõnu ei saa kuulda, sõnumit ei tea. Võiks kõik millest praegu laulda. Vaat see on hea võlu jah, et jutumärkides hea võlu, et eestlased kirjutades nii-öelda ingliskeelset muusikat eestlastele, seda on alati nagu natuke lihtsam teha, sest et eestlased ei kuula nii kriitiliselt seda inglise keelt, aga ma kujutan ette, et kuskil jälle mingisugune Inglismaa bloke kuulab seda ja siis et võib juhtuda, et mõni asi, mis eestlased kirjutavad, on selline väga huvitav mõte, aga eesti keeles ei saa seda peita eestlaste eest väga, nii et aga just praegu oli väga ilus ja sõnumit ei saanud kuulata. Hästi tasapisi sai see laul otsa ka. Tunnete, et see on kuidagi probleem, et sellist väga tugevat kulminatsiooni seal ei olnud? Eurovisiooni no ma ei tea, kas või Eurovisiooni kontekstis, jah? Eurovisiooni kontekstis, ma ei tea, kas Eurovisioon, äkki oleme sellest ajast juba üle, et peab olema see ilge bridge ja siis ilge tugev see modukas ja nüüd on ilge power lõpp. Ma ei tea, ma loodan, et me oleme sellest üle saanud. Võib-olla ei ole ka. Võib-olla laivis just tahaks nagu seda võimsat lõppu. Aga... Iga aasta on natuke erinev ju. Ka Eurovisioonil, et kes võidab, et alates Lordist kuni siis selle Portugali poisini välja, et ta kindlasti paistaks silma nende megatümpsude kõrval kohe kindlasti. Et kas seal lõpus on, kas ta lõpub liiga lihtsasti ära kiiresti või kuidagi hajub, ma ei tea. Aga vaata, mis laval tehakse. No saan aru, et resümee on see, et Stefanile pöidlad püsti. Ja. See oli väga ilus ja siuke just nagu kuidagi musikaalne lugu. Nüüd jälle eestikeelset muusikat kirjutan romaan ja on loo pealkiri ja esitan Revals. See on Jaanus Saago, eks ole? Ja Jaanus laulab väga lahedalt ja järjest lahedamalt laulab. Kuragi mäletan, ta on ka siuke country poiss olnud ja siis ma veel ei mõistnud hästi seda stiili ja... double time läks. Ja ma arvan, et see lugu võib küll vabalt võita ka heas mõttes eestlaste südame või siukse vähemalt mingi osa eestlaste, et country on meile võõras, järjest rohkem, mina olen hakanud järjest rohkem nagu seda kuulama või kuidagi avastama, küll vähe, võrreldes kindlasti nende Revalsi tüüpidega, kes ma kujutan ette, et playlist koosnebki sellest, päris lahe. Minu arust nad on oma tuntud headuses ja minu arust see lugu on siiras ja hästi nendelik. Ja kidrad on ägedad, Nad on jah, Eestis ju on vähe, mingi bändist on veel, eks ole, vist teeb siukest sarnast mussi natukene. Ja ma ei tea, mul on tunne, et on üks bänd veel, kui ma kujutan ette. Kui sul käib praegu ette, kes see võiks veel olla? Jah, aga eks neid ole. Ütleb peidus selles, keda kõik ei pruugi teada niimoodi. Aga see toimib. Ma ei tea, kas ta nagu... Mul tekkis probleem võib-olla see, et ma ei tea, kas see on Revalse kõige parem lugu. Et kuna see on nii revalslik, siis äkki oleks võinud veel parema loo saata. No ta on siuke tiksumislugu heas mõttes kuidagi. Tiksub lihtsalt, jah. Elis. Ja Elis Loik laulab seal back-vocali. Kärt on palju rohkem kursis kõigega. Mul on hea meel lihtsalt selle üle, et ütleme Eesti laul minu jaoks ongi nagu paljude jaoks on see, et
et sinna ikkagi saadetakse uut muusikat, palju uusi artiste, eks ole, Revalsiga on see, et neid nagu teatakse ja siis mingi osa inimesi neid ei tea, et tutvustada nii-öelda sellist muusikat eesti keeles on äge. Kas ta nagu Eurovisioonil, ma arvan, et Revalse tüübid saaks vahva, aga ma arvan, et võib-olla nad nagu see ei ole põhieesmärk. Eesti muusikat on ikka suur eesmärk on see, et üldse Eesti Laulule saada, sest et see on ju nagu tohutu platvorm, et edasi hüpata sealt. Minu arust Revalsil tuleb nüüd detsembri alguses, ma ei tea, kas juba tuli või tuleb homme ülehomme, minu arust lähipäeval tuleb uus plaat ka, nii et minu arust neil on nagu hästi ajastatud see kogu teema, et äkki nad saavad siis selle looga nagu veel endale plaadiostjaid juurde. Jätkame küll eestikeelse looga, aga mul on selline tunne, et lähme hoopis teise nurka muusika mingisugusel skaalal. Videomäng, loo pealkiri ja Renate esindab. Ilged vokaalefektid on. See refrään on kõige nõrgem koht minu mõttes seni. Jah, ma mõtlesin kusjuures sama. Kuidagi sõnad jäid kaugeks natukene. Ma ei saanud aru sõnadest ka. Võib-olla laivis on parem, aga... Jah, mul on ka salm nagu rohkem praegu meeles. See tekitab... ei oskagi öelda, see on jälle võib-olla... kuidagi ta läheb nagu mingisugusesse sellesse popi maailma, mida ma nagu võib-olla igapäevaselt jälle ei kuulaks. Ja oota nii, refrään. Taka. Seal on välted natuke üle ees, sellepärast ei saanud aru alles. Ei, aga kiitus, et eesti keeles ikkagi tean, et on raske kirjutada. Eesti keeles on huvitav asi, jah, siin on seda tunda, et kui sa vältuseid hakkad muutma, et siis on kasvasiime. Kasvasiime ülees. Siuke... see on nagu, siuke aus, siuke pop lugu tundub siuke nagu aus. Seda on tehtud nagu ausalt tehtud. Taha nagu kellelegi liiga ka teha. Kas see on midagi sellist, mille kohta mõned ütlevad Lõuna-Eesti pop? Jah. Ise Lõuna-Eestist pärit muidugi. Jah, tähendab, tõenäoliselt meeldib, ütleme, võiks olla kontsert, kus astub üle Sünnevaltri, kus esitatakse ka seda lugu näiteks. See Shannon näiteks. Shannon, jah. Need on need eestikeelsed lood, mida on lihtne ja hea kaasa laulda, ma arvan, et ta omas žanris istub kenasti. Aga ta ei tekitanud minus erilisi tundeid, aga see on ka see, et ma olengi siuke natukene veider inimene. Jah, ma arvan, et teist korda ma vist ei viitsiks panna seda peale. Sest et tead, võrreldes siin teiste lugudega, mulle tundub, et jääb natuke nõrgaks teiste kõrval, aga tubli ikka, et teeb. Ma nüüd tahaks öelda paari asja ikkagi. Salm mulle meeldis. Ja mingid tegelikult helid meeldisid mulle seal ka väga. See videomängu hääl see. See oli huvitav. Aga need mingid salmi mingi siuke soundscape, mis seal loodud oli nagu tegelikult mõnus. Ta nagu ta viis rändama, aga siis nagu refrään... Salm nagu astus, vaata. Ja siis nagu see ei rännanud lõpuni. Siuke poolik reis ümber Siili kvartali oli.
No Karl-Ander Reismanni arvutist on hästi palju muusikat tänamusele Eesti Laulule laekunud. No, see on juba viimased aastad. Ühte lugu me kuulasime By My Side, Stefani lugu. Nüüd on teine Karl-Anderi võistleja Rasmus Rändvee ja lugu Young. Rasmuse ja Stefani hääl on natuke sarnased, kuskilt ülevalt mulle tundub. Kusjuures on, jah? Keegi ütleb, et mulle Stefan laulaks praegu, siis ma võib-olla usuks teda. Rasmus kõlab rohkem Stefanina kui Stefan minu meelest. Jah. Ütleme, võib-olla jah, Rasmusel on sealt kõrgemalt natuke rohkem sükest nasaalsust ja ma ei mõtle nasaalsust halvas mõttes. Ma ei oska seda kuidagi kirjeldada muud moodi võib-olla. Ja. Bass trumbib edasi. See on siuke klassikaline Eesti lugu või Eesti laulu siuke power noodid. Tot. Okei, cool, mulle meeldib see, kuidas see praegu astub, see on nüüd refrään, eks ole, ma kujutan ette. Vist jah. Lahe. Siuke kantrilik on ka see kidra seal taga. No see on Avicii, no. Jah, Avicii, jah. See on see Avicii, mis tuli, see Avicii lugu, mis tuli kunagi välja, see siuke ka kantri. Wake Me Up, jah. Wake Me Up, jah. Et see oleks nagu sealt käima veits, meenutab seda sama stiili. Ma tean, et härra Reismanile meeldib seda kasutada ja niimoodi, et see on temanik. Ja seda on ka lahe näha, kuidas Karl-Ander siis iga aasta tal ongi palju olnud Eesti Laulule kuidagi asja ja ta nagu, tema helikeel ka areneb ja kõik see, seda on ka lahe kõrvalt jälgida. Ka natuke tunnen teda. Siin on siuke teatav siuke kuidas kvaliteet hakkab tekkima või siuke, et sa tead, et sealt tuleb, sa enam-vähem kujutad ette, see on umbes nagu Stigi puhul, et sa tegelikult tead, kuhu kanti Stigi helikeel nagu läheb. No võrreldes Stefaniga, kui Stefani lugu oli selline minu jaoks ootamatum ikkagi, siis selle loo probleem on minu meelest see, et ma tean, mis järgmisena tuleb. See on hästi hea, mis tuleb, aga ma tean seda ette juba. Jah, seal on see salm, seal on bridge ja refrään. Tal on hästi tähtsükke. No igatahes, ongi vastik on tegelikult hinnata neid niimoodi panna järjekorda või oleneb kontekstist, et kui ma lihtsalt kõnnin tänava peal, paneks selle loo hea meelega käima ja võib-olla teeks midagi. Kui ma mõtlen teistsuguses kontekstis jälle, et mis on minu võidulugu või mida ma tahaksin küünlavalgel kodus kuulata, siis kindlasti see Stefani lugu. Et täiega oleneb tujust ja tegelikult on natuke loll on panna neid järjekorda juba praegu. Tugev lugu endiselt, ma arvan, ja Rasmus on laivis alati vahva olnud, nii et ma arvan, et ta läheb hästi. Järgmine lugu Without a Reason ja see on siis tüdrukute bänd, mis spetsiaalselt on Sky Plussi poolt kokku pandud selle aasta suvel. Little Mess. Oi, vokaalidest on kõik välja pigistatud, mis digitaalses maailmas saab. Ma tegelikult olen seda laulu juba laivis kuulnud. Aha. Little Mess esines sellega, siis ma sattusin ka sinna. Nii. Ja tüdrukud laulavad väga hästi. Aga ma juba ka seal ütlesin Johannale, kes siin praegu alguseks laul, ma ütlesin, et algus on nii hea ja tõmbab, aga ref jääb kuidagi seisma kuskile. Et ma ei oskagi öelda, mis nagu jääb puudu, aga võib-olla natuke siuke safe tundub see kõik. Salm oli mega, mulle meeldis. Ja Breach, mis tuleb ka kuulata, on äge.
ei, tead, mulle meeldib, ma praegu mõtlesin. Ta ei ole klassikaline. Just see refrään ei olnud nagu klassikaline, ma ei teadnud seda viisi ette nagu. Praegu oli siuke tunne nagu, et ma nagu ootasin huviga, kuulasin ja ta on oluliselt vähem seifim kui üks enne neid olnud tüdrukute bänd. Kes see? Need laulvad daamid, preilid, neiud. Et jaa, okei, ma olen üllatunud, mulle meeldib. Et nagu tüdrukute bänd, nii lihtne on teha seda poiste ja tüdrukute bändi siukest lihtsalt tümakat. Siin nagu on erinevaid detaile. See Breach on mu lemmik vist. Oota, kohe tuleb. Ei. See nagu on mõnus. Mulle meeldib. Mulle meeldib. Täiesti heas mõttes üllatunud praegu. Ja minu arust on tore see, et tüdrukud laulavad laivis ka ikkagi väga hästi. Ja see on nende puhul väga suur pluss. Et kindlasti ma arvan, et see digitaalselt küll hästi korda tehtud vokaalid kõlavad tegelikult ka laivis väga hästi. Ja nad kõlavad hästi kokku. Ei, ma pigem mõtlesin, et hästi kompresseeritud. Nagu siuke hästi ees. Ja. Kärt, kui sa nägid nende esinemist ka juba, kas nad tantsivad ka? Nad seal, neil on jah väiksed koreograafilised liigutused, muidugi see lava, kus mina neid nägin, oli väike, aga ma arvan, Tanja on ju ise ju tantsija ja koreograaf, ma arvan, nad teevad neile sinna mingi ägeda asja ka. Tüdrukute bändina Eesti laulul nad hakkavad ikkagi silma, sest meil ei ole ühtegi teist. Lahe. Ägedalt tatsuv oli, ma ikka tatsun selle rütmis praegu, siuke groove, bassi, natukene siuke tümaka lugu, nagu natukene on, aga tegelikult ei ole. Siuke piiri peal. Ei, lahe oli. Ma kõige suurem üllatus täna seni. See oli siis eriti värske artist Eesti muusikamaastikul ja nüüd kohe vastu panna vähemalt Eurovisiooni ja Eesti laulu kontekstist tõeline veteran Laura ja lugu Break Me. Meenutab mulle seda Lady Gaga seda filmi. Selle nimi oli Star is Born. Ma pole kunagi filmi näinud, aga see maneer meenutab. Kas sa tohid kasutada autotuuni seal ka või? Eesti laulul? See on efekt, ta on efektina kasutatud, mitte siis nagu selleks, et ühesõnaga Laura laulab niikuinii väga-väga hästi, aga see 16-ndike, mis iganes banjo on tore. Pum. Pum. Pum, 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 pum. Okei. Siin on natuke seda tunde, et sa tead, mida sa saad. Ühesõnaga, see muidugi natuke üllatab, et ma seda Star is Borni siin ära tunnen, ju. Tegelikult võin täiega liiga teha, sest ma pole seda filmi endiselt näinud, aga see helikeel, mis vist Mark Ronsoniga sinna tehti, või mitte helikeel, võib-olla vokaal, aga kas see on Sven Lõhmus või? Ei ole. Ei ole või? See on Laura uus projekt ja seal on Soome produtsendid taga. Kes on hästi palju teinud koostööd Aasia turgudel erinevate tegelastega. Mulle meeldib endiselt see enamasti, mis paremas kõrvas käib siin see. See banjo. Ta on lahe nagu, ta on siuke natuke ootamatu, aga samas edasi viib jõud, sest et trummi osakond teeb vist nagu pum-ki. Jaa, siuke veits teistsugune asi Lauralt. Jah. Igatahes tere tulnud uus stiil. Ja Laural ka ju plaat just väljas. Kas Eidex plaadi peal siis olid ka ilmselt siis nende uute produtsentidega tehtud? See on ehe näide uuest Laurast. Isegi vähe tantsuline võrreldes ülejäänud albumiga.
no vot, see vist on see lugu, et mida rohkem kuulad, seda rohkem hakkab nagu meeldima. Ma nagu elan sisse sellesse järjest rohkem praegu. Mul ka mida kaugemal läks, seda rohkem hakkas meeldima, et peab veel paar korda kuulama, et siis lõikab küll. Jah, lõikab küll, jah. Kindlasti mõni inimene kohe ütleb ära, et kas seda raadios, kui palju seda hakatakse mängima või hakata. Ja mina ei oska seda kommenteerida. Ma arvan, et hakatakse. Ma pigem arvan ka, et hakatakse. Vähemalt mingites jaamades. No. Ja mingistes teistes jaamades hakatakse kindlasti järgmist lugu mängima. See on Leelo ja esitaja on Groove. Jah, tean. See video oli nii tore. Kasutasid seda Parmobill. Seda head lastekaarti seal. Panid armsad lapsed endale sinna. Kohe nunnumeeter väes. Koerad ka veel ja kassi ei taha keegi näha. Need on kodus tore ise paituda. Seda rütmi, mis tiksub südamest, tahan edasi kõigile anda. Väga huvitav, et nad ei kasuta päris trumme. Jah, minu jaoks ka. Mis mõtlesin seda? Meil tegelikult ju on nagu trummar. Jah, minu jaoks siin on natuke käärid selle vahel, et sul on lahedad need akustilised kõik, mis seal on seal. Siuke ukuleele, keegi mängib ukuleelet. No, päris instrumendid ja... Ja siuke... No, ma kujutan ette, et ma oleksin, tähendab, kui ma folgil käin, siis ma hea meelega õõtsun seal kaasa, mulle meeldib, ilm on loodetavasti ilus, päike paistab, soe on ja ma väga naudin selle kontserdil olla. Koju lähen, siis ma ei pane seda peale, aga ütleme, Groove'i võib-olla siuke fenomen ka mõnes mõttes on see, et asjad jäävad meelde ja sul on hea tuju tekib, nagu see on siuke hea tuju muusika. Ja folgile mega hästi soovib, kuskil muul livel ka muidugi. Aga võib-olla hästi safe minu jaoks on see helikeel lihtsalt, et aga hästi siiras ja aus, seda kindlasti. Äkki nad ikka kaaluksid, et äkki laivis oleks neil päris trummar seal. Teada, katsetama peab. Katsetama peab. See on natuke robustne, et kuigi jah, värskelt Red Attack kõlab ka nagu Chemical Brothers, siis see on kuidagi nagu ägedalt tehtud, aga siin on nagu natuke väga robustne ja käärid on suured. Jah. Oh, no ilmselgelt saab panna selle publiku seal lava ees Leelot laulma, eks ole. Kaval. Ja kindlasti ma arvan, et nad saavad endale kontserdi pakkumisi ja inimestel on see meeles, et on selline lugu ja saavad kaasa laulda ja väga lahe. Siuke aus lugu. Ei vaimustu, aga ma tean, et nad teevad päriselt ausalt ja tahavad teha. Ja viisakas minu jaoks. Ja, ma täiega folgil palun esinege, ma tulen hea meelega lava ette. Me läheme edasi artistiga, kes eelmisel aastal oli ka Eesti Laulul poolfinaalis vähemalt. Jennifer Cohen ja lugu Ping Pong. Seda lugu peab stereoklappidega kuulama. Mitte monoklappidega või? We both agreed to play it by the book, 'cause we are experienced. Ping Pongi on väga lahedad. All fun, no harm. You bring out the charm. You'll take the first serve. I ain't no jerk, yeah, right. No nii, see kui 15 aasta pärast kuuleme, siis me kindlasti teame, mis ajastu lugu see oli, sest et see on ajastu soundid, eks ole, väga konkreetsed. I just forgot to explain the rules, yeah, right. I'll sit tight. Yeah. Don't play me like a ping pong, bitch. You just think you really are. Mis ta ütles? Bitch. Play me like a ping pong, bitch. Okay. Kuulsin õigesti, jah. Tahtsin keegi teine selle välja ütleks.
Siuke natuke on siin siukest Ariana Grande vibe minu jaoks. Popmus jah, oma headuses. Ma ei tea, kas Jennifer kirjutas selle loo Eesti Laulule või? Tahaks, et Jennifer nagu annaks iga kuu midagi välja. Ta on siuke, tundub siuke hea maitsega, hea stiiliga olevat. Ma olen alati mõelnud, et ühe laulu artistid vaata, kes Eesti Laulu käivad, et tegelikult võiks ju aasta läbi nagu mingi Norman Salumäe. Norman Salumäe. Et tegelikult võiks ju kogu aeg muusikat välja. See on äge, mina isiklikult ootan, et mis saab 5 aasta pärast näiteks. No tegelikult paarist aastast tõenäoliselt juba on mingi arenevad inimesed väga tugevasti, aga et see on nagu väga lahe on praegu juba eestikeelset vastet, ma ei tea, flow on hea. Äge nagu, et siis kui täiega panna, et siis mis 3 aasta pärast juhtub. Kusjuures mul esimese hooga ei tulegi ühtegi teist Eesti naisartisti ette, kes tõesti maailma popi mõttes nii moodsat muusikat teeks praegu. Hea akord. Aplaus, kes selle akordi sinna pani. Ei tea, jah. Okei, see meloodia muutus on ka lahe. Tore värskus. Juba ootasin, et midagi toimuks. Kes selle loo autorid on? Jennifer ise koos... Ja Lõhmus. Ei. Ei ole või? Ei, mitte Luisa Lõhmus. Ja. Luisaga. Okay. Lõhmuseid on Eesti muusikas liiga palju juba. Väga lahe. Vahepeal mul oli see, et see pingpong hakkas mind juba natukene väsitama, aga alguses oli jube äge see pingpong. See sound, see heli, see kõik särk-värk. Ja vabandust, Jennifer, et ma su lambi ära lõhkusin. Ja kui sa seda kuulad, ma ei teadnud, et see oli ükskord seal autos minu selja taga ja siis ma panin oma auto istme niimoodi hästi taha niimoodi, sest et nii oli mugavam ja siis pärast, kui tulin välja, siis poole tunni pärast avastasin, et oi, mingi lamp on kõveraks läinud, nii et Kuppel läks Ige ja kuppel läks kõveraks, nii et ma pole sulle öelnud, vabandust, ma nüüd ütlen siin raadiosilla vahendusel, sest et nii on lihtsam, et kujuta ette, et mul on siirad silmad ka praegu. Aitäh! Saad hääletada tema poolt? Ma saan hääletada, jah. Siis on karmavõlg tasutud. Karmavõlg on tasutud, jah. Järgmine naisartist Inga ja lugu Right Time. When I was young, not long ago, my heart was full of dreams. Now years have passed, when thinking back, I have been frozen by fear. Huvita, kas rahvas hakkab ka teise ja 4. peale plaksutama või esimese 3. Mulle tundub, et see lugu ei ole nüüd 100% Inga ise. Või see on mingi tema selline pool, mida ma pole veel varem näinud. Minu tal videos oli ka vist roosad juuksed ja siuke. Pole teda nagu muidu näinud sellisena värske. Ja minu jaoks, alustame sellest Inga suurepärane vapustav laulja. See lugu on see lugu, mis ma kuskil playlistist kuulan, lahe, cool, teen süüa, räägin sõprade juttu, mõnna, keegi küsib, mis lugu see on, ma ütlen Inga lugu, siuke mõnna, tiks, cool. Aga ma lihtsalt olen
ma tean lihtsalt, mis Mussi Inga veel teeb teistega ja siis ma kuidagi see Inga, see sooloprojekt, mis ta on teinud Mairo ja Taavi Paametsaga, Mairo Marjamaa ja Taavi Paametsaga. Ühesõnaga, et see on see lugu nagu see nagu ei jõua kuskil, see on tiksu lugu. Mul on sellest natuke kahju, et see just nagu Eesti Laulul on, et mitte üks tema esimene soololugu, mis tal kunagi välja tuli, oleks võinud väga vabalt siin just olla. See Bad oli, jah. Okei, ta oli väga muidugi sükse alternatiivse popi kõlaga, väga eklektiline. See oli hea lugu, hästi tehtud, aga ka safe. See hea tuju pop oli see. Hästi rõõmus, mulle tundub. Üks rõõmsamaid lugusid. Selle grooviga koos, hästi rõõmsad. Eks siin on need asjad ka, mis hakkavad kordavad, on ju see hästi kordavad. Ja siis tuleb mingi asi. No üks autor on ka Allan Kasuk. Tema on seda positiivselt toos. Groove ongi Allan Kasuk ju. Siuke tiksukas. Siuke, mis paneks taustaks mängima ja mõnna. Jällegi ma tean, Ingal on palju paremat muusikat endal veel sahtlis, nii et ootaks järgmine aasta siis midagi tema oma sahtlist. Järgmine lugu. Seda kõik meie sõbrad vihkavad. Siin nagu neid sõpru on küll ja veel nagu. Iga järgmine. Ja nagu mul lihtsalt ütlen ka inimestele, et lihtsalt ei ole võib-olla, kui ma siia juba saatesse tulin, siis ei ole nagu mõtet nagu öelda, et kõik on nii perfektne ja 5+ kõigile. Siis ma lihtsalt räägin nii nagu... Ei tohi isiklikult võtta siukseid asju. Oi, vett on veel või? No nii, lähme edasi. Nii, Normani ja Gerdi patukohetus on ära kuulatud, nüüd läheme järgmise laulu juurde, mis on juba kõvasti toonud Eesti meediamogulitele raha, sellepärast, et sai panna pealkirja, et Eesti Laulu osaleja lugu kõneleb lahkuminekust, aga see on siis lahkuminek Gruusiast. Georgia on my mind ja Egert Milder. Behind me, freaking scared, I don't look back. Feels like failure, my whole body. You're shaking me to death. I got to let it go, 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 go. I don't have to be strong anymore. Even if I go through storms from now on, got to let it go. I keep you on my mind, but I don't want to fight anymore. I close this chapter for this time, but I keep you on my mind. Georgia, my mind. Mulle meeldib see Georgia on my mind, see on see vana klassika, mulle meeldib too lugu rohkem vist. Mulle meeldib Egert Milderi selline natukene laisk vokaal. See on mõnus, jah. Lugu on tervik ilmselgelt. Egertil on siuke tore, tal on alati siuke natuke robustne vokaal nagu. Ja natuke see tunnen ära, et tal on ka meeldinud need samad bändid kunagi, mis minule. Tunnen teda ka mingisugusest vanemast juba ajast, et kõik mingid, tõenäoliselt mingid inglise indie-bändid kindlasti, ma arvan, on mõjutanud. Ma tean, et talle Biffy Clyro meeldib mulle ka, ja kõik need, kes ta nagu murrab seda keelt natukene nagu oma suva järgi ja kuidagi, aga see teebki sellest tema soundi ja ta hääle ma tunnen ära alati. Isegi nagu hästi viisakalt kirjutatud lugu on. Ma ei tea, kas see on see tempo või mulle tundub, see lugu nagu ei tahtnud alguses nagu hästi käima minna. Tal ei ole seda põksu, mis oli sellel
tüdrukute bändil, millest ma rääkisin. Et ma lihtsalt ma nagu jään tiksuma, põksuma, mul on nagu mingi palun, andke mulle seda bassi- ja trummiosakonda veel ja siis seda banjot, ei, see on banjo lugu, lihtsalt, et laske mul tiksuda selle saatel nüüd natuke aega. Mul liiga palju mõtteid ei tekkinudki. Võib-olla see on hea, võib-olla see on halb. Võib-olla hakkab veel teles toimima kuidagi ekstra. See oli siuke ka natuke safe, natuke viisakas lugu võrreldes nende lugudega, mis Eku varem on teinud. Eku, ma ei tea, kas sind niimoodi kutsutakse, aga ma lihtsalt hakkasin kutsuma Ekuks. Üks lugu on meil veel kuulata tänases saates esimesest poolfinaalist Right About Me, Anett ja Fredi. Enne kui me paneme loo mängima, me peame ära õiendama selle, et Kärt, sul on ka väike osa sellest loost. Hästi väikene. Mis osas on? Need torud, mis seal teises poolest tulevad, siis need trompetid ja asjad. Mina salvestasin need. Kuulame hästi tähelepanu. Hästi tähelepanu. You never seem to find the time. Don't know why I'm wasting mine. 'Cause in my heart I always know what's right. I know true love's hard to fight. You always come and go. I'll stay here wanting more. If you'd only tell me that you just need time, I tell you that I would. No kruuvib küll ju. Oota. See on nii cool. Okei, aga ma endiselt tahan teada, et kas Eurovisioonil lubatakse ka neid efekte teha. Vist lubatakse juba viimasel ajal. Vist lubatakse, jah. See on siis mingi nagu klahviga paralleelselt mängitud neid vokaale vist. Minu arust äkki vokaal on läbi mingi ploki lastud, vaata. Ei saa. Igatahes, okei. Noh, mulle väga meeldib see lugu. Nüüd tekib küsimus, et kas mida teeb Eesti rahvas üks loo peale. Et ta on nagu tõenäoliselt paistab välja kõige selle seast, mis me oleme nüüd kuulnud, on ju. Ja see lugu avab tšakraid minu jaoks ikka. No see on see lugu, mis on, ma ei tea, kas nad kirjutasid selle nüüd spetsiaalselt Eesti Laulule, kas see Oh yeah. Sound engineer. Ei, jah. Sõnaga, see on see lugu, mida sa kuulad, mina vähemalt kuulaks kodus meeleldi iga päev, vähemalt järgmised nädalaga. Hea laid back feel, okei, jaa, noh, ongi, see on siuke, vabalt võib ka siuke laid back jõulud teha, eks ole. Sobib. Aneti hääl on ka siuke ainulaadne Eesti turul minu jaoks. Ja väga hea inglise keel. Kas te saate aru, et ma tegelikult ei mäleta, kus refrään käib praegu? Kui siin on... Aga noh, samas oligi, kui Portugali lugu oli ka ja ma ei osanud ka mingit refrääni sinna nagu laulda sinna selles ilusesse... See on nagu storytelling veits. Muusikaliselt, keel kõik, eks ole. Või noh, ütleme... see sõnum, ma ei tea, mis ta laulab sellega, kuidas ta seda laulab ja see, mis need torud ja kõik. Ja. Tõsi, siin ei ole seda kohta, kus sa saad otseselt kaasa nüüd hakata laulma või mingid uud ja aad. Ja siis see hukk on torud. Ja, okei. Ja võt siin tekib üks suur küsimärk, kuidas neil läheb. Lihtsalt sellepärast, et nagu kuidas ta laiemalt Eestile peale läheb. Ma olen jumala kindel, et Philly Joes oleks pungil täis muusikutest, kes lihtsalt tuleks ja vaataks, kuidas üks bänd kruuvib ja üks väga laulja on ja torud särisevad seal ja kuidagi jube mõnusasti niimoodi taha jääb ja mõnus tunne tekib. Aga mida teeb Põltsamaast ülespoole rahvas või allapoole nii-öelda? Ja teeb Lõuna-Eesti. Kuidas pidi vaadata, kui Waze'iga sõidad, siis ülespoole, eks ole, kui vaatad kaarti, siis allapoole. Kuidas käitub Võrumaa? Ja ei noh. Ühesõnaga,
kuidas iganes läheb, siis juba äge lugu. Äge lugu. Esimese poolfinaali laulud on kuulatud, teeme nüüd niimoodi, et ma lasen teil 15 sekundit mõelda, siis ilma igasuguse paremusjärjestuseta mõlemad öelge 3 lugu, mis teile meelde jäid ja mida te kindlasti veel kuulate. Vahepeal, kui te mõtlete, ma räägin, et me siis kuulasime esimese poolfinaali Eesti Laulu võistluslugusid. Esimene poolfinaal on 13. veebruaril ja koos minuga olid stuudios Kärt Anton ja Norman Salumäe ja nüüd ma tahaks hakata järjest kuulama. Kärt, mida sa kindlasti veel kuulad? Ma kuulan kindlasti Anetti Fredi, ma kuulan kindlasti Stefanit ja ma arvan, et ma kuulan Little Messi. Sa võid korrata ka midagi. Ma tean, ma kordan kõiki neid. Ma lootsin, et nagu midagi läheb. Kas sa saad mulle lugeda ette, siis ma võib-olla mõne lihtsalt vahetaks välja. Kõik te teate, kes need 3 nüüd olid, eks ole, keda ma ka kuulaks lihtsalt. Paneme siis kohe tähestiku järgus. Anette Fredi, Egert Milder, Inga, Jennifer Cohen, Kruv, Laura, Little Mess, Rasmus Rändvee, Renate Reval, Stefan ja Sünne koos väliharfiga. Okei, ja ma kuulaks uuesti Laurat, saada uuesti sotti, mis asi see siis ikkagi oli, sest et nagu mida rohkem ma kuulasin, seda lahedamaks nagu läks. Algus ma olin nagu kahtlev veits, tundus siuke safe, aga siis oli vist banjo, mis oli cool ja lõpuks oli see, et andke veel. Stefan mulle meeldis ka. Ping-pong ka, see oli ka lahe, aga ma natukene ootaksin, et mis saab 3 aasta pärast, mis nende 2 türuku sulest veel tuleb, et praegu see oli väga mõnus ja liikuv, aga need 3 esimest, mis Kärt ka ära nimetas, siis ma paneks Little Mess / Jennifer. Nad on ühe pulga peal minu jaoks. No, hästi normaalne. Palutakse 3, öeldakse 7. Väga tore. Järelikult on mida kuulata. Aitäh teile ja aitäh, head sõbrad, et kuulasite. Nädala pärast jätkame teise poolfinaaliga. Taavi Libe lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.